ütleme, see nartsissism eriti on selline, mis ma isegi väiksest peale olen seda kuulnud, on ju, aga seostan ma seda alati mingisuguse tohutu edvistamisega. Ja nüüd järjest rohkem ma kuulen seda sõna igal pool ka, mitte siis enda kohta kogu aeg, aga lihtsalt, et tahaks nagu teada, et mis see täpsemalt on, aga kõigepealt ole hea selgita, mis asi on isiksuse häire, et see ei ole selline üldine, depressioon ei ole isiksuse häire, eks ju. Jah, mul on hea meel, et sa sellest alustad, sest kui sa oleksid alustanud küsimusega, et mis on nartsissism, siis ma oleksin nii välja pakkunud, et kuule, teeme alguses selle selgeks, et mis need isiksushäired on. Põhimõtteliselt isiksushäire on siis selline nagu jäik, püsiv, mõtete, tunnete, käitumise selline nagu muster, mis saab alguse juba varjases lapsepõlves ja mis põhjustab siis inimesele mingisuguseid nagu raskusi, mis iganes valdkondades. Ja just ka see, et need raskused siis ei ole seletatavad mingi teise häire või mingi teise seisundiga, et see tulebki siis nagu isiksuse joontest. Mis võib-olla on nagu hea juurde rääkida, et me saaksime sujuvalt ka selle nartsissismi juurde minna, on see, et ütleme, diagnoosimiseks on siis sellised nagu diagnostilised manuaalid, mida meditsiiniinimesed kasutavad, kus on siis kõik häired kirjeldatud koos oma sümptomaatikaga ja sellega, et kuidas neid oleks õige siis nagu diagnoosida. Ja psühhiaatris samamoodi, et meil on nagu häirete sellised grupid, mille all on siis spetsiifilisemad häired. Näiteks, et meil on seal ärevushäirete nagu grupp, mille all on siis eraldi paanikahäire, ülistunud ärevushäire ja sotsiaalfoobia näiteks. Siis on meil meeleoluhäirete grupp, kus on siis seesama depressioon, näiteks bipolaarne häire ja nii edasi. Ja siis on meil see isiksushäirete grupp, kus on siis spetsiifilisemad isiksushäired nagu seal analkastne isiksushäire, paranoiline isiksushäire, düssotsiaalne isiksushäire ja nii edasi. Võib-olla kui minna nüüd edasi selle nartsissistliku isiksushäire juurde, mis on siis nagu justkui see spetsiifiline isiksushäire selle suures grupis, on ju. Palju neid isiksushäireid kokku on üldse? Issand, ma nüüd pean mõtlema hakkama. Anakaste paranoiline sotsiaalne. Ma võiks ju peast seda suuta sulle praegu öelda. No umbes sa võid öelda, on see 10, on see 100? Alla 10. Tead, ma ei julge sulle praegu peast, ma kardan, et ma valetan sulle, kui ma sulle aga mingid siis väga nagu spetsiifilised asjad ikkagi. Et ütleme need, vähemalt praeguses selles diagnostilises süsteemis on need spetsiifilised isiksushäired jaotatud nagu selliste nagu põhilisemat nagu äärmuslik isiksuse joonte järgi. Ehk siis on leitud nagu sellised profiilid ja justkui, et näiteks, et kui sul on, ma ei tea, düssotsiaalne isiksushäire. Mis see tähendab? Siis jah, et see tähendab põhimõtteliselt seda, et siis sellisel juhul sinul on väga kõrge impulsiivsus, selline madal empaatiavõime, selline kaldu kõrge manipulatiivsus. Need on need sellised kõnekeeli psühhopaadid nii-öelda. Et nartsissism natuke täpselt tegelikult, nagu sa ise ütlesid ka, et see on samamoodi hakanud nagu oma elu elama natuke see sõna, nagu see, näiteks see sõna psühhopaat. Et jah, ja siis on nagu mingid teatud nagu jooned igal sellel häirel. Võtame, ma ei tea, anakastne isiksushäire, näiteks seal on just selline perfektsionistlik kalduvus, selline detailsus, pedantsus, selline detailidesse nagu kinni jäämine, sellised jooned. Ja siis on kõik need sellised spetsiifilised profiilid. Nüüd mis on nagu huvitav on see, et selle nartsissistliku isiksushäire puhul meil on see, meil need nagu diagnostilised manuaalid Eestis ja enamikus Euroopa riikides meil on kasutusel selline asi nagu RHK10, mis on siis rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon, mis on see meie see manuaal siis nii-öelda. USAs on see natuke teistmoodi ja seal on selline asi nagu DSM, mis sisuliselt on sama asi, aga mõningate erinevustega. Ja nüüd see nartsissistlik isiksushäire selles USA süsteemis, seal DSM-is on selle spetsiifilise isiksushäirena sees, aga näiteks Eesti süsteemis meil tegelikult seda diagnoosi ei ole. Et Eestis ei olegi siis just kui Eestis tegelikult sa ei leia inimest, kellel on diagnoositud nartsissistlik isiksushäire. Mis on jälle Eesti esu.